see on siis soendus ilma treeningu vidinateta. Soendus ilma treeningu vidinateta. Ja alustame siis Sääremarjast, miks ka mitte. Nii on siis selline hoiak. Seina vastu on jumala okei seda teha, tavaliselt tehakse küll seina vastu. Tagumine põlv on sirge ja kand on vastu maad. Ja lükkad nagu seinast keha eemale. Nii, lükkad. Ja siis peaksid tundma siin Sääremarjas peaks tundma venitust kuskil 30 sekundit. Ja siis pärast 30 sekundit sama põlv, see minu parem põlv, siis ma nagu panen ta natukene kronksu ja varsti ongi aeg täis. Ja nüüd kandan vastu maad ikkagi kui võimalik. Ja nüüd teen põlve pehmeks nii-öelda. Vastu maad, no umbes 30 sekundit. Nüüd hoian nii, ikka lükkan seina nagu eemale. Väga hea, hinga sisse, hinna kaudu sisse, suu kaudu välja. Ja nüüd kui põlv on kronksus, siis muidugi tunned venitust siin. Põlve, selle kanna peal siit niimoodi. Nii teine pool, kõigepealt põlv sirgelt, lükkad seina eemale, mõlemad varbad esiseina poole, kui võimalik muidugi. Lükkad seina eemale, hoiad hinga. Nina kaudu sisse, suu kaudu välja. Nina kaudu sisse, suu kaudu välja. Nüüd põlv pehmeks ja nüüd peaks tundma venitust kanna peal täpselt see Achilles tendon, mis on kõõlus. Seal peal täpselt peaks tundma venitust. Kand ikkagi vastu maad kui võimalik ja hoia hinga. Järgmine siis teeme siia tahapoole ja esimene põlv sirgeks, astud tahapoole, sirge selg, niimoodi ei ole hea hoida, seljal ei ole seal. Vaatan ettepoole, käed siin, hoid päris sirgu siin, et üle siit ei lupustaks, aga päris sirgu ja niimoodi natukene nagu vajutad allapoole siit ja hoiad. Või muidugi kanda panna ka kuhugi peale näiteks. Võib panna täiesti vabalt näiteks, kui on mingi stepper või aste või kuhugi. Ja panna kuhugi peale või põrandal maas täiesti okei. Hoiad, hingad. On siia panna. Vaatan, et mu selg on sirgemalt nagu maas. Ja siit poolt, mõlemalt poolt kuskil tavaliselt ma nagu teen kas 30 sekundit või siis mõtlen nagu mõttes hingan sisse ja välja 6-10 korda. Hinna kaudu sisse, suu kaudu välja ja see on nagu 1. Hinna kaudu sisse, suu kaudu välja 2 ja kokku nagu 6-10, see on nagu ühe jala peal tõmban põlve
ülespoole, hoia 2 sekundit, 1-2 sekundit, vaatad, jalad on enam-vähem sirgelt maas. Kui nad ei ole nagu täiesti ideaalselt sirgelt, see on täiesti okei. Aga sirgelt, kui see tundub nagu, et nagu tasakaalu väga palju ei ole praegu, siis võib ka täiesti jalad kuskil kinni hoida ja teha ühelt poolt kõigepealt ära. Et selg oleks sirge siin, eks ole ju. Kuidas nagu ise nagu tunned, et kuidas nagu reaalne on teha. Ja erineval päeval võib olla ka täiesti erinev. Täna võib olla, et tasakaal on hea, homme võib-olla ei ole nii hea, ülehomme on jälle parem. See nüüd sõltub väga paljust asjast. Ja muidugi ka sellest, kui palju nagu harjutad tasakaalu. Seda ka kuskil ütleme 8-10 korda. Ja siis üks kord on siis kui ühelt poolt näiteks paremalt poolt ja vasakult poolt. See nüüd on üks kord. Ja? See nüüd on 2. Loomulikult on juba mitmes kord. Nii. Käed sirgu ja põlved sirgelt. See on 1. Hingad. See on ka siin väga oluline aspekt. Käed sirged. Põlved enam-vähem sirged. Kui ei ole päris sirged, see on täiesti okei. Ja nüüd ma panen käed, sõrmed, käed kokku, sõrmed niimoodi risti, siis astun tahapoole. Ja see sõltub, kui kaugele sa saad astuda, et oleks nagu balanss nagu jääks nagu pidama, et oleks nagu hea balanss. Ma võin otse taha astuda või natukene taha ja väljapoole astuda, parem balanss oleks. Võib-olla alguses oleks reaalsem, et sa astud taha ja väljapoole. Käed ette, põlv on natukene nagu nii-öelda siis kronksus või siis pehme. Keerad selle põlve poole, mis iganes põlv on ees. Mul on praegu vasak põlv on ees, siis keeran vasakule poole. Siis on käed rinnale, astun taha, parem põlv on ees, keeran paremale poole. Loomulikult hingan. Ja nii edasi, kuskil minut, teinekord rohkem, teinekord natukene vähem, enam-vähem 8-10 korda. Ja väga oleks vaja kontrollida siin seda liikuvust. Käed ette, sirgeks, kui keeran. Ja kui enam ei keera, toon rinna peale, rinna poole. Valmis. Teen ühe korra veel. Mõlemalt poolt. Ja viimane. Ja valmis. Nüüd butt kick. Teen niimoodi. Kannad tuharaha poole. Nii kõrgelt kui võimalik. Kui põlvede peale hakkab, siis ei tee nii sügavalt, nii nagu saad. Käed mulle meeldib nii hoida, isegi võid rusikasse panna. Ja nüüd
sekundit või niimoodi. Siis järgmine on kõrged põlved nagu. Nii, ja nüüd põlved lahku, ette, enam-vähem 90 kraadiga. Ikka päris ette võtta, nii. Ja siis vaheta lahku. Ja siis ette, lahku, ette ja lahku ja ette. Väga hea, nüüd ülakeha poole. Õlgade küünarnukid enam-vähem sirged või nii sirged kui võimalik. Hoian tuharalihased siin all, puus all, tuharalihased all, pea tahapoole, lõug tahapoole. Ja õlgadele suured ringid. Alla, ette, alla, ülesse, taha, aga ülesse, alla. Alguses kindlasti teha aeglaselt ja siis pärast sujuvalt. Ja nüüd vastupidi. Ja, väga hea. Ja nüüd astu kõrvale, käed laiali ja teisele poole. Astu kõrvale, käed laiali ja teisele poole. Hingamine. Teeme veel seda umbes 20 sekundit. Sekundit veel. Ja see on tänane siis soendus ja